Teherani varahommik tõstis taas kõrgeima häiretaseme ning seekord tuli hoiatus 2 suunast korraga. Neljapäeva, 2026. aasta 23. aprilli hommikul räägivad uudised plahvatustest Iraani pealinna erinevates punktides. Õhutõrjemüra, teated droonidest taevas ja kohe pärast seda veelgi tõsisem süüdistus. Basiji liikmed, kes kuuluvad islami revolutsioonilise kaardiväe koosseisu, olevat saanud võimalikku mürgitust Teherani suurlinna piirkonnas asuvas sõjaväebaasis. Tekkinud olukord on selline, kus režiimile avaldatakse väljaspoolt survet, seesmiselt on ta nurka surutud ning üha haavatavam piirkonnas, mida ta peaks raudse käega kontrollima. Ja äkitselt rünnati ka Iraani pagendatud printsi, üht tuntumat opositsiooniliidrit Berliinis pärast pressikonverentsilt lahkumist. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Esimene šokk tuli plahvatuste teadetega pealinnas. Iran International avaldas, et mitmeid plahvatusi oli kuulda öösel Teherani ida ja lääne osas, otsese viitega pardisele ida pool. Umbes 2 ja 2:50 paiku öösel. Reportaažis öeldi ka, et elanikud kirjeldasid helisid kui õhutõrje käivitamisele sarnanevaid. Samal ajal tõi Iran Airi välja sarnase olukorra, viidates plahvatustele ja õhutõrjetulele Pardises, Bomerehis, Bomehenis, Damavanis, Tšitkaris, Šahis, Ikotsis ja Karmdaris. See näitab kohe midagi väga lihtsat. Režiimi pealinn veetis veel ühe öö sõjalise pingega, ilma rahu, ilma normaalsuseta ja see on elanikkonnale selgelt kinnitatud. Kuni selle hetkeni ei ole nende plahvatuste täpset sihtmärki ega iga juhtumi toimepanijat veel kindlalt kinnitanud ei Reuters ega Associated Press. Kuid see ei vähenda selle juhtumi poliitilist kaalu. Kui mitmes pealinna piirkonnast elanikud teatavad plahvatustest, õhutõrje tegevusest ja liikumisest taevas, jõuab tänavale sõnum ebastabiilsusest. Ja Teheran ei ole selles konfliktis lihtsalt linn. Teheran on režiimi võimu, repressiooni ja propaganda keskpunkt. Kui pealinn ise ärkab sõjahäälte peale, saab absoluutse kontrolli kuvand veelgi suurema hoobi. Need teated ei teki samuti tühja koha pealt. Viimastel nädalatel on Teheran korduvalt uudistes esinenud plahvatuste, suitsu ja rünnakute tõttu. Kuid teine punkt on veelgi tundlikum. Samal ajal kui Teheran püüdis plahvatusi mõista, tugevnesid süüdistused, et Abbasisi liikmeid olevat Baranžis mürgitatud. Teates, mis levis jälgimiskontodel ja sotsiaalmeedias öeldi, et enam kui 100 liiget olevat saanud mürgistuse ja viidud haiglasse. Vähemalt üks neist suri. Kõige sagedamini mainiti nime Amir Hossein Mirzaei. See süüdistus levis kiiresti just seetõttu, et see puudutab režiimi keskset osa. Jõudu, mida kasutatakse tänavate patrullimiseks, protestide mahasurumiseks, tsiviilisikute hirmutamiseks ja repressioonimasina kaitsmiseks. Ametlik vastus tuli eitavas toonis. Avaldati teade, mis omistati Baranži kohalikule kaardiväele, väites, et kollektiivset mürgistust ei toimunud, kuulujutud mitme Abbasiji mürgitamisest olid valed ning Amir Hossein Mirzai juhtum oli üksik juhtum. Selle versiooni kohaselt suri ta kodus toidumürgistuse tagajärjel pärast arsti abi saamist ning selle mürgistuse päritolu olevat pädevate ametiasutuste poolt veel uurimisel. Otsustav fakt siin on järgmine. Režiim ei jätnud seda teemat tähelepanuta. Nad eitasid, et oleks toimunud massiline mürgistus, kuid kinnitasid, et oluline liige suri ametlikult mürgistuse tagajärjel. See juba näitab, et juhtkonnas toimub väga kahtlasi liikumisi. Selle süüdistuse kaal muutub veelgi suuremaks, kui meenutada, kes on Abashi. Reuters teatas märtsi lõpus, et Abashi oli üks peamisi sisekontrolli vahendeid Iraanis. Kontrollpunktide, tõkete ja patrullidega mitmes linnas kartes uut rahutuste lainet. Reuters avaldas ka 12. märtsil, et Iisrael teatas Basiji postide ründamisest Teheranis, et nõrgendada just režiimi võimet tänavat kontrollida. Teisisõnu, kätt, mis pidi hirmu külvama, hakati juba käsitlema kui sõjalist sihtmärki ja habrast osa kulunud struktuuris. Nüüd,
Mürgitamise või sabotaaži kahtluse korral saab selle mehhanismi jõupilt veel ühe hoobi. Just seal muutubki juhtum pelgalt politsei või meditsiini küsimusest poliitiliseks. Režiim, mis sõltub lojaalsusest, jälgimisest ja hirmutamisest, ei tohi näida haavatavana ei pealinna taevas ega omaenda baasis. Kui repressiooniga seotud agendid hakkavad ilmuma saastumise, infiltreerumise või mürgitamise juhtumite kirjeldustes, ulatub mõju kaugemale haiglaravi vajavate või surnute arvust. See külvab sisemist umbusaldust, suurendab paranoiat ja nõrgestab haavamatuse tunnet, mida režiim on alati püüdnud müüa. Isegi ilma laialdase kinnitamiseta enam kui 100 inimese versioonile näitab juba ainuüksi see, kui kiiresti lugu plahvatas, et Iraani sisekliima on juba täis hirmu, väsimust ja kahtlust. Samuti ei ole raske mõista, miks selline süüdistus nii palju tähelepanu pälvis. Iraan elab läbi sõja, majanduskriisi ja karmistunud repressioone. Reuters teatas, et režiim kardab uusi proteste sõjakoormuse ja elutingimuste halvenemise tõttu ning on seetõttu suurendanud Basiji ja teiste julgeolekujõudude kasutamist. Aga sellel strateegial on piirid. Kui võim peab suurendama kontrollpunkte, patrulle ja relvastatud kohalolekut, et takistada tänavatel taas rahutusi, on see juba nõrkuse märk. Ja kui sellele kõigele lisanduvad plahvatused pealinnas ja kuulujutud mürgitamisest repressiivaparaadi sees, tekib tunne, et surve tuleb igast suunast. Peamise pildi lõpus astub sisse Berliin. Associated Press ja Reuters kinnitasid, et Reza Pahlavi sai punase vedelikuga pihta, kui ta lahkus pressikonverentsil Saksamaa pealinnas pärast seda, kui oli kritiseerinud vaherahu ja nõudnud Euroopa riikidelt karmimat suhtumist Teherani suhtes. Ründaja peeti kinni ja see juhtum näitas, et Iraani konflikt on juba ületanud piirid. Samal ajal, kui Iraani pealinnas registreeritakse plahvatusi ja repressiivaparaati tabavad murettekitavad süüdistused, kogeb opositsioon väljaspool Iraani samuti vaenulikkust ja survet otse Euroopa südames. See süvendab kriisi ja näitab, et see on ühtaegu nii sisemine, piirkondlik kui ka rahvusvaheline. Lõpuks oli Teheranis taas üks pingeline sõjaline varahommik. Tuli tõsine süüdistus võimalikus mürgitamises, mis puudutab islami revolutsioonilise kaardiväega seotud mehi, samuti enneolematu rünnak Reza Pahlavi vastu Berliinis. Ja miks see oluline on? Sest kui režiim elab allasurumisest, hirmust ja kontrollist, siis iga plahvatus pealinnas ja iga kahtlus omaenda vägedes pole enam pisiasi, vaid muutub sügava allakäigu märgiks. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.